päevast, head ajakirjanikud. Peaminister Ratas on Brüsselis ülemkogul ja tema kohuseid valitsuse istungil täitis täna kaitseminister Margus Tsahkna ning annan talle sõnajärje üle. Nii, tere ja pean tunnistama, et valitsus oli väga otsustusvõimeline täna. Natuke rahulikum oli, aga seda tõisem. Täna on meil siis riigihalduse minister Mihhail Korb räägib mõnest teemast, mis meil oli ja head uudised on meie pensionäridele, mida siis tutvustab Kaia Iva. Need on sellised suuremad otsused. Mis on väga tähtis, mida arutas valitsus, nimelt valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa kaitsealase tegevuskava kohta, mis puudutab Euroopa Liidu tegevust kaitsevõimete väljaarendamise, rahastamise ning teadus- ja arendustegevuse kohta. Ja siin on üks väga oluline teema, mis on tõusnud üles eelkõige ka Ameerika Ühendriikide presidendi valimistega, ehk siis uue presidendi administratsiooniga, ja Eesti on selgelt ka Euroopas eestvedaja sellel suunal, et Euroopa liikmesriigid rahastaksid kaitsevaldkonda vähemalt 2% sisemajanduse koguproduktiks ja investeeriksid sellest vähemalt 20% siis teadus- ja arendustegevusse. Ja ma kinnitada, et need kohtumised, mis on olnud kaitseministrite tasemel ka Euroopa Liidus, siis meie otsus valitsuse poolt, et Euroopa Liidu eesistumise ajal üks peaprioriteete ongi seesama kaitsekulude tõstmise teema. See on saanud väga elavat vastukaja ja päris palju toetust, nii et see sügisel kujuneb üheks väga oluliseks teemaks Euroopa Liidu eesistumise ajal. See on nii suhetes Euroopa Liidu liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vahel ja mis on väga tähtis, on ka see, et nüüd selle nädala alguses toimunud kaitseministrite ja välisministrite kohtumisel Brüsselis just nimelt arutatigi seda, kuidas moodi Euroopa Liit suudaks ise tõsta oma kaitsevõimekust, oma sõjalist võimekust ja üks suur osa seal on ka investeeringud kaitsetööstusse. Nüüd Eesti kaitsetööstusest on järjest rohkem hakatud rääkima, on ka põhjust, sest et kuigi me oleme väike riik, siis meil on väga olulistel teemadel ette näidata väga innovaatsilist käitumist. Ja eelkõige, mis puudutab kübervõimekust, küberharjutusväljakut, Eestis on tõesti maailma tasemel erinevad firmad, mis sellega tegelevad. Kinnitust kaitseministrina ma sain Abu Dhabis toimunud maailma suurimal relvamessil, kus huvi meie kaitsetööstuse vastu oli väga suur. Eraldi ma tooks välja ka näiteks sellise firma nagu Milrem, mis maailmas lööb laineid, ma võiks isegi öelda, teemal mehitamata soomusmasinad, mis on väga innovaatilised. Ja kaitseministeerium on sõlminud ka 2-aastase koostööleppe siis Eesti Kaitsetööstusliiduga, kus on väga konkreetsed tegevused, et toetada nende eksporti ja samamoodi me oleme otsustanud siis kahekordistada siis riigipoolse arendustoetuse Eesti Kaitsetööstusliidule alates järgmisest aastast. Ja see valitsuse otsus, mis täna tuli, sisaldab ka seda, et Euroopa Liit panustab oluliselt rohkem siis ka kaitsetööstuse arendusse. Nüüd teistest otsustest nii palju, et valitsus toetas muudatusi, mis on Riigikogu põhiseaduskomisjonis tehtud seoses võrdse kohtlemise seaduse muutmisega. See on üks pikemalt arutelul olnud Euroopa direktiiv ja see puudutab siis Euroopa Liidu kodanike vabadust elada ja töötada ükskõik millises liikmesriigis, ilma et teda tema kodakondsuse pärast diskrimineeritakse. See on selline pikem vaidlus olnud. Riigikogu põhiseaduskomisjon on seal viinud sisse muudatusi ja valitsus on sellele ka andnud oma toetuse, nii et see ei ole uus teema, aga sellega on vaja edasi liikuda, kuna Eesti ei ole seda direktiivi üle võtnud. Siis valitsus ei toetanud Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud seaduseelnõu, mille järgi saaksid kohalikel omavalitsused asunud kandidaadid või valimisnimekirjad toetust 2 eurot vastavalt neile antud häälte arvule. See on laiem teema, mida tuleb käsitleda, aga minu poolt vaadatuna on oluline see, et ka valimisliitude tegevuse ja ka rahastamise ja raha kasutamise aruandlus peab olema vähemalt sama range, kui on ka erakondadel. Ja see on see teine pool, mida tuleb väga selgelt
analüüsida ja ma arvan, seda kindlasti Riigikogu ka teeb, et see ei ole otseselt ka valitsuse teema. Siis valitsus kinnitas määruse, mille järgi peavad keskvalitsuse ostetavad tooted ja teenused ja hooned vastama kõrgendatud energiatõhususe nõuetele. Euroopa Liidu eesmärk on, et aastaks 2020 säästa 20% primaarenergiaks ehk maavarade ja kütuste tarbimisest ja see on siis nii-öelda riigipoolne tegevus oma teenuste ja oma hoonete rakendamise suhtes, et nad oleksid siis energiatõhusad. Siis üks rahvusvaheline teema, nimelt seoses 9. septembril Põhja-Korea korraldatud tuumakatsetusega karmistas valitsus siis Põhja-Korea vastu suunatud piiravaid meetmeid, mis tulenevad ÜRO ja Euroopa Liidu Nõukogu otsustest, ehk siis see puudutab eelkõige hariduse poolt, et väljaspool Põhja-Koread on siis oluliselt piiratud siis Põhja-Korea kodanike nii-öelda vastava spetsiifilise hariduse omandamine, mis annaks neile teadmisi siis tuumaprogrammi arendamisel. Ja siis oli veel rida igasuguseid otsuseid, mis puudutasid maade eraldamisi ja teedealust maad, näiteks Tallinna linn taotles 16 kinnistut oma teedealuse maa üleandmiseks, et selliseid otsuseid teeb valitsus iga nädal. Et minu poolt praegu kõik. Ja annan sõnajärje üle sotsiaalkaitseministrile, palun. Aitäh, tere päevast! 1. aprill on lähenemas ja see tähendab, et valitsusel on ülesanne ja võimalus kinnitada uus pensioniindeks ja nõnda täna ka tehti. Ehk et tänase otsuse alusel ja arvutusmetoodika järgi on selle aasta pensionitõus, mis 1. aprillist rakendub 5,1%. Mis siis tähendab igale keskmiselt pensionile juurde 20 eurot. Et kui nüüd siin küsida, et mis oli see valitsuse kaalutluskoht siin, siis kaalutluskohta siin väga ei ole, see tõusuprotsent siis moodustub ja on tingitud siis kahest asjaolust. Esiteks on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi tõus, mis oli siis 0,1% ja sotsiaalmaksu laekumise kasv, mis oli 6,4%. Aga kuna siis sotsiaalmaksu laekumine osakaal selles arvutuses on suurem, siis kokku see 5,1% ka tuli. Mis siis annab keskmiseks pensioniks 416 eurot, kui see staažiaastad on siis 44, nii nagu seda arvestatakse ja võrreldakse. Aga kuna selle juures ja seoses sellega, et me oleme palju rääkinud sellest, et me hakkame pensionisüsteemis üldse muudatusi tegema, siis hästi palju on kõikidel neil aruteludel ja kohtumistel ka neid küsimusi, et aga kas siis nüüd need muud asjad, mis on tulemas, kas nad kuidagi muudetakse ära või juhtub nendega midagi. Et olgu nad siis üle korratud, et praegustele pensionäridele halbu sõnumeid ei ole, midagi ära ei jää, vaid need asjad, mis tulema peavad, need tulevad. Ehk et mis siis lähiajal on tulemas, et oktoobrikuus eeldatavalt peaks toimuma siis väljamaksed üksi elavatele pensionäridele, mis on siis toetusena ja see on lisaks sotsiaalhoolekande seaduse alusel 115 eurot ja siin on siis oluline registris elukoha andmed, et kui see eakas elab seal üksi vanaduspensionär, siis võib arvata, et tema kulud ka eluasemele on ju üksi suuremad proportsionaalselt kui seda jagades ja siin ei pea see inimene tegema eraldi taotlusi, vaid Sotsiaalkindlustusamet registrite järgi saab need andmed kätte. Ja mis need kriteeriumid on? Kriteeriumid on siis see, et pension peaks olema väiksem kui 1,2 korda keskmist pensionit, ehk et selles aastal siis alla 470 euro ja ta peaks olema siis selles elukohas elanud üksi alates 1. aprillist. Et selle ajavahemiku järgi siis Sotsiaalkindlustusamet seda ka siis kontrollib ja vaatab. Ja kes nüüd on eakatest hooldekodus, siis ka nemad seda saavad või kui siis üks isik elab elukohas ja teine on hooldekodus, siis mõlemad saavad seda, sellepärast et hooldekodukulud on meil peale selle. Kelle puhul on veel erandid, mida siis peaks teadma lisaks siis hooldekodus olemisele, on siis sellisel juhtumil, kus ühel elukohal elavad eeskostja ja eestkostetav. Ehk et siis ka võib seal olla 2 isikut, aga see lisatoetus siiski tuleb ja võib-olla suhteliselt marginaalsem osa, aga võib ka olla selliseid juhtumeid, kus siis on vanaduspensionär ja tema alaealine laps. Et ka siis
loomulikult elab seal siis näiteks see 2 inimest või ka rohkem, kui neid lapsi on mitu, ja ka siis on võimalik seda lisatoetust saada. Ja see siis makstakse, nagu ütlesin, välja üldjuhul ilma mingi avalduse või mingi teatiseta, aga kui siis hooldekodus on keegi, siis tuleks sellest Sotsiaalkindlustusametile märku anda, sest seda ei pruugi iseenesest teada. Ja teine asi, mida on veel üle küsitud, et ja see tuli üsna palju just esile siin pensionireformist rääkides, oli see, et kuidas siis ikkagi on vanemate, emade või siis ka isade panuse arvestamine pensioni maksmisel ja et kas järgmisel aastal seadustatud lisa neile jääb kehtima, jah, jääb kehtima, nii et see on ikkagi ka, et 1. jaanuarist iga lapse üleskasvatamise eest on siis lisastaaži aasta, iga lapse eest 1 aasta. Praegusel hetkel on see, mida eakad saavad lisapensionit, on 2 staažiaastat iga lapse kohta, nii et 3. staažiaasta tuleb siis juurde ja see tuleb siis 1. jaanuarist. Ja juba etteruttavalt ka öeldes, et kui me siin ette valmistame pensioniseaduse muudatusi, siis mõistagi loomulikult vanemate osa ja see lisapension laste kasvatamise eest loomulikult jääb alles. Need, kes siis praegu lapsed sünnivad, neil juba arvestatakse sinna teise sambasse, aga praegused pensionärid siis saavad selle lisana, nii et 1 staažiaasta iga lapse eest. Ja mis siis veel sellesse aastasse, mis me rääkisime pensionitõusu 5,1%, siis võibki öelda ka, et hoomata seda ressurssi on siis, et see, et 20 eurot pension tõuseb, riigikassale tähendab siis 65 miljonit väärtuslikku lisakulu. Aitäh! Aitäh ja nüüd palun sõnajärg riigihalduse ministrile. Aitäh, austatud ajakirjanikud! Tervitan ka enda poolt teid ja teema, millest ma tahaks täna teile rääkida, on omandireform ja kõige tähtsam selle või kõige olulisem eesmärk, mis valitsus soovib saavutada, on omandireformi lõpuni viimine. Ja täna me arutasime istungil võimalus pikendada kohaliku omavalitsuste ülesanne omandireformi toimikute teostamiseks, sest see võimalus oli neile selle aasta alguseni ja vastavalt seadusele see tähtaeg sai läbi, aga umbes 220 toimikut oli lõpuni läbi viimata ja põhjused on seal erinevad, seal on kohtuvaidlused, seal on pärandi küsimused ja seaduse eesmärk oli anda pikendus sellele tegevusele ja anda kohalikele omavalitsuste võimalus toimikutega edasi minna. Aga antud hetkel seadus ei näinud ette mingi konkreetsema tähtaja või lõpetamistähtaja, kuna need toimikud oleks võinud või peaks olema lõpuni viidud ja siis valitsus otsustas, vaatame sellele, et üldiselt kellelgi ei ole mingit teisi arvamusi või eriarvamusi, siis otsustati, et lisada seaduse eelnõu sisse säte, et riigihalduse ministri määrusega võib seda lõputähtaja määrata omavalitsustele ja sellepärast täna antud eelnõu jäi vastu võtmata, aga üldiselt sisuliselt erimeelsused seal selles küsimus meil ei olnud ja ma eeldan, et järgmisel istungil paremal kujul või paremas vormis see seadus saab vastu võetud, sest selge valitsus mitu korda on siiamaani deklareerinud, et me soovime omandireformi viia täielikult lõpuni, sest selgelt on suurem osa omandireformi tehingud on ära tehtud, väga raske protsenti määratleda, aga põhilised tehingud on tehtud või toimikud on tehtud ja järgi jäi need 220 vaidlus, mis on vaja lahendada. Aga kui minna selle juttega edasi, siis
lisaks tänasele istungile oli ka mitmeid punkti, millest ma ei saanud teile eelmisel pressikonverentsil rääkida, aga millest ma pean oluliseks ka täna rääkida. Eelmisel istungil oli vastu võetud veel 2 punkti. Ühes räägiti täiendavat raha andmisest Maa-ametile läbi Keskkonnaministeeriumi selleks, et maareformi edasi viia ja kiirendada maareformi läbiviimise protsessi ja selleks eraldati 1 000 000 euro ja eeldame, et see samuti aitab kaasa omandireformi kiirema lõpuni viimiseni. Ja teine oluline punkt, millest ka eelmisel nädalal päris palju räägiti ja päris palju kirjutati, Vabariigi Valitsus moodustas komisjoni, mille ülesandeks on viia lõpuni omandireformi pooleli jäänud asjad, kus on selgelt suured erimeelsused või suured küsimused. Ja see komisjon sai moodustatud, komisjoni kuuluvad Eesti Omanike Keskliit, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Mäluinstituut, Eesti Memento Liidu esindaja, Eesti Üürnike Liit, Keskkonna, Siserahandus, Majandus, Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, omavalitsuste liidude esindajad, Riigikantselei ja peaministri büroo esindajad ja loomulikult ka Riigikogu liikmed, kes on suuremas osas on selle küsimuse jõuliselt nagu päevakorda toonud. Ja ma arvan, et sellise suure komisjoniga saab päris mitmed küsimused läbi arutatud, küsimused, mis on praegu pooleli olevad, kaarutatakse läbi ka kindlasti küsimused või antakse hinnang siiamaani tegevustele ja kui eelmisel nädalal pälvis päris palju tähelepanu rahaline aspekt ja räägiti erinevatest summadest ja spekuleeriti erinevatest summadega, siis mina ütleks nii, et antud hetkel kõik numbrid, mis on välja käidud, on eeldan tulevaste komisjoni liikmete enda arvamused täna riigieelarves mingid numbrid või summad ei ole ette nähtud, on omandi reformi fond, kuhu laekub täna teatud summad, aga loomulikult eesmärgides, mida deklareeritakse sellest fondist sugugi ei piisa ja selleks tuleb eraldi sõlmida kokkulepe koalitsiooni tasemel ja täna koalitsiooni kokkulepe koosneb sellest, et küsimus arutatakse, küsimus vaadatakse üle ja siis, kui selgub, et tõesti on vajadus mingi rahalisteks väljaminekuteks, siis see kindlasti eeldab ka eraldi kokkulepet. Ehk mina ei kiirustaks täna nimetada mingi numbrit või rääkida konkreetsetest kompensatsioonidest või mingist muudest asjadest ja mina kutsun ka teisi inimesi üles seda mitte teha, sest see tekitab väga palju emotsiooni, inimestel tekitab liigsed ootused ja mina pigem täna oleks konstruktiivne, luban, et me viime korraliku analüüsi läbi, vaatame omandireformi tagajärjed erinevad aspektid, sest inimesed, kes sinna komisjoni kuuluvad, on aastaid selle küsimustega tegelenud, vaataks, mis on hetke situatsioon, kuidas saab aidata probleemidel lahendada, mis on hetkel päevakorras ja siis teeks mingid järeldused, aga mitte hakata kohe algusetapis rääkida rahadest. See on need asjad, millest ma soovisin oma poolt rääkida. Aitäh! Jah, ma korra täiendan. Ma käisin korra Eestist ära ja kunagi keegi ütles, et läks kohe jamaks, et need libauudised levivad kulutulega, et see Eimar Lengi unenägu, mida siin terve eelmine nädal kommenteeriti, et selleks ei ole mitte mingit alust. Selles mõttes, et omandireformi ei keerata tagasi, omandireformi eest keegi ei vabanda, see on üks asi, mis tuli sellest otsusest, et Eesti Vabariik taastati õigusjärjepidevuse alusel ja need otsused on langenud. Nüüd, mida see komisjon teeb, on see, et veel need lahtised otsad, mis on eelkõige suuremate otsuste puhul, näiteks kirikuvarade puhul, erinevad kirikuvarade vaidlused on üleval. Et need asjad tuleb läbi vaadata, neid on erinevad valitsused kaalunud, et seal on lõpetamata pooli. Nii et siin sellist vahtu üles keerata ei ole mitte mingit mõtet, et selliseid teemasid ei ole valitsus arutanud ega ei kavatsegi arutada. Siin unenäod 2 miljardist eurost, mida enne kohalike valimisi
inimeste kätte jagada, sellist asja ei ole, seda asja ei tule. Nii et nende libauudistega pole mõtet kaasa minna, neid unenägusid võib edasi unistada, aga ei ole mõtet segadust külvata ja selles mõttes ma toetan ka Mihhail Korbi väga selget juttu sel teemal siin eelnevat. Aitäh ja lähme nüüd küsimuste juurde ja selleks, et me saaksime stenogrammis ära fikseerida. Palun öelge ka oma nimi ja väljaanne. Aga kui küsimusi ei ole, siis asume kohe eksklusiivintervjuud. Kaiale täienduseks, et see, mis nüüd järgmine aasta jõustub, on siis seesama emapension, ehk siis see vanemapensioni süsteem, mille sotside ja reformi valitsus tühistas, kui te mäletate, ja nüüd ta siis täiel jõul tegelikult jõustub, et see oli see sõnum. Et see sisuliselt tähendab seda, et tänased pensionärid, kes on lapsed üles kasvatanud, nad saavad selle 1 aasta lisaks ja kokkuvõttes selle emapensioni mõju tänastele pensionäridele juba. Järgmise aasta lõpuks on see, et sisuliselt nad saavad 13. pensioni juurde aastas, selles mahus umbes suurusjärgus, see sõltub palju lapsi on, kuna keskmiselt on 2 last olnud sellel põlvkonnal, siis umbes niimoodi see on, et selles mõttes on väga suur muutus. Lisaks sellele suurepärasele pensioni tõusule, mis tuleb 1. aprillil ja sellele üksinda elava pensionäri toetusena, mis siis makstakse välja septembrikuus. Oktoobris, vabandust nüüd. Aitäh ja lõpetame ametliku osa.